2018. aastal oli tegelikult, kui me mäletame, sinna oli Eesti Vabariigi 100. aastapäev. Ja väga palju oli erinevaid ilusaid üritusi, mida läbi viidi, mis olid ühekordse iseloomuga. Ja siis tegelikult ma pidasin otstarbekaks kahte asja, et sellest Eesti Vabariik 100 jääks ka niisugust kaks algatust, mis oleksid kestva iseloomuga Eesti riigi, Eesti rahva kestmise puhul. Esimene algatus oli riigiõiguse sihtkapital, mis samuti tegelikkuses siis pärast raha eraldamist sai õigusliku staatuse, mille ülesanne on uurida meie rahvuslikus, riigiõiguslikus mõttes Eesti riigi kestmist üle aegade ja sellega seotud küsimusi. Ja teine ettepanek, sest Eesti riigile ei ole mõtet, kui ei ole Eesti rahvas kestev, oli pere sihtkapitali loomine selle eesmärgiga, mida on kirjeldatud ka siis pere sihtkapitali põhikirjas, et tagada siis Eesti rahva kestmine läbi rahvastikuuuringute, läbi peresõbralikkuse teavitamise ja läbi selle, et aidatakse kaasa erinevate uuringute ja tegevusega sündivusele, sellele, et Eesti inimesi on Eestis rohkem ajalises vaates. Ja loomulikult oli see Isamaa erakonna ettepanek valitsuse eelarve läbirääkimistel. Miks oli toona otstarbekas või peeti otstarbekaks, et see on rakendaja sellele algatusele on Justiitsministeerium. See oli seotud sellega, et õiguslikult töötada see välja, kuidas see skeem hakkab rajanema. Sellel tulevikus, kui järgmises valitsuses loodi rahvastikuministri ametikoht Siseministeeriumisse, siis see konkreetne lepingu koordineerimine anti üle Justiitsministeeriumi poolt siis rahvastikuministri pädevusse Siseministeeriumi alla. Nüüd, mida öelda selles laiemas teemade ringis, siis see nimetus pere sihtkapital ei ole kuidagi uus, ta on meid saatnud võib-olla rohkem kui 30 aasta jooksul. Esimest korda kerkis ta esile ideena just nimelt lastega noorte perede toetamise üle pärast loomeliitude pleenumit, Lennart Meri ettepanekut. 10 aastat hiljem, ma ei salga seda, esitas ka toonane Isamaa erakond 98. aastal Riigikogus seaduse Eesti pere sihtkapitali loomiseks, mille eesmärk oli lastega perede elamistingimuste parandamine. Meil õnnestus selles osas projekt minu toonasel algatusel ellu viia, mis oli seotud siis lasterikaste perede kodutoetusena 2008. aasta puhul, kus tõepoolest ei olnud küll ette nähtud riigieelarves, kui see raha eraldati, milleks see läheb, aga hiljem majandusministeeriumiga koos töötasime välja selle skeemi, kuidas seda rajatakse. Probleem või niisugune eeldus, mis oli, et meil oleks hea, kui meil oleks niisugune süstemaatiline mõttekoda, millel on ressurss, mis tegeleb just nimelt rahvastikuprotsessidega Eesti rahvusriigi vaatest, et oluline eesmärk oligi, et selline eraldi institutsioon oleks. Ja see oleks tema põhikirjaline olemasolu õigustus ja eesmärk. Ja kui vaadata seda põhikirja, mis Eesti pere sihtkapitalil on, siis seal on kaks väga põhimõttelist, ideelist ülesannet. Esiteks on tegelikult aidata kaasa rahvastiku arengu ja kestlikkusega seotud uuringutele, millised meetmed ja muudatused aitaksid jõuda võimalikult lähedale taastetaseme sündimusele. Ja teiseks eesmärk, siis, mis puudutab ka rände valdkonda ja uuringuid, mis seostub sellega, et eesti keelt emakeelena rääkijate osatähtsus rahvastikus pikas perspektiiviks ei väheneks. Need niisugust, et meil on eraldi institutsioon, mis tegelikult niisuguses vaates tegeleb uuringutega ja selle institutsiooni eeldus ka põhikirjas on, et ta rahastab loomulikult vastavalt kõigile nõuetele, mis peaks olema eelduseks, siis ka erinevate ülikoolide ekspertide uuringuid selles kategoorias. Ja küsimus, kas kaks need uuringut või kaks need põhimõttelist keskset eesmärki on legitiimsed, tekib kohe küsimus. Ja minu ühemõtteline vastus on, need on legitiimsed.
legitiimsed, sellepärast, et Eesti 2035 arengukavas, mida on arutanud ka Eesti parlament ja mille on kinnitanud valitsus, on need 2 indikaatorit. Eesti emakeelega inimeste osatähtsus Eestis ja samuti sündimuskordaja. Need on indikaatorid, mis on seal määratletud ja seetõttu ma arvan, on igati otstarbekas, et Eestis on olemas ka eraldi institutsioon, mis niisuguse vaatega toetab, niisuguse raskuspunktina toetab sellealast mõttetööd. Kindlasti see, et kui nüüd praegu ajakirjandusruumis on nagu kuidagi see niisugune hoiak, et kas tegemist on mingi poolpoliitilise organisatsiooniga, siis ma enda vaates lükkan seda ühemõtteliselt tagasi. Et kui meil, ja ma arvan, et see ongi küsimus, kus ka Sihtkapitali esindajad, kes nõukogus on, saavad siis anda ka oma käsitluse, et kas Sihtkapitali tegevus rajaneb sellele põhikirjalisele missioonile, mis on seotud, või rajaneb mingitele muudele motiividele. See, mis puudutas neid konkreetselt, kui viide oli asutatud Sihtkapitali nõukogule ja nende koosseisule, siis ma pean tunnistama, et minu teada Siiri Oviir toona oli tegelikult Eesti Naisliidu esindaja. Et õige on see, et ta oli toona erakonnatu, õige on see, et ta on endine poliitik, aga ta esindas organisatsioonina Eesti Naisliitu. Nii et see ei olnud küsimus mitte selles, et seal niisugust poliitika asi. Ja minu teada need inimesed, kes kui asutamisel oli tegemist siis nende nõukogu liikmetega, ma pean ausalt ütlema, et ma ei ole kõigi tausta uurinudki, ma ei tea, härra Puuri erakondliku tausta ja nõnda edasi, aga ma julgen väita, et niisugune küsimus ei kerkinud esile ja minu teada selles nõukogus nii organisatsioonide kopteeritud kui ekspertide asutamisel moodustatud siis need organisatsioonide poolt, nõukogu liikmete puhul, et tegemist ei olnud erakondade või erakonna liikmetega, ammuigi, et see eraldi võetuna on probleem, aga ma arvan oluline, et niisugust, et see usaldusväärsus ei läheks siin nii-öelda kuidagi kahjustatud selles väites. Ja küsimus on selles, et kui nüüd ka mulle küsimuseks ole, et see hilisemas tegevuses, et kui see hüpotees on, et need poliitilised kallutad nõnda, et mis on minu roll, oli ka pärast selle sihtasutuse töö korraldamisel, siis ma võin öelda, et kui see Sihtkapital, ma usun, et esimesi istungeid tegi 2019. aasta kevadel, siis ma osalesin ühel esimestest koosolekutest ja kirjeldasin seda visiooni, millest tõukuvalt see algatus kerkis esile ja mida ma peaksin enda hinnangul oluliseks nendes samades põhikirjalistes punktides ja sellega on minu seos selle Sihtkapitali kui institutsiooniga päädinud, nii nagu ka teine algatus on riigiõiguse Sihtkapital, mille nii-öelda initsieerimine oli Justiitsministeeriumil, samamoodi, et kui see institutsioon, siis tõsi küll Teaduste Akadeemia juures sihteraldise, ütleme siis rahalise sihteraldisena, et kogu selliste institutsioonide mõte ongi, et nende erikaal ja väärtus, kui me räägime raskuspunktist nii-öelda ühiskonnas, ongi just nimelt sõltumatus. Ja ma loodan, et ma arvan, et on väga oluline komisjonile tõepoolest, et saada hinnangut nendest nõukogu liikmetelt, et kuidas nemad tajusid seda tööd aastate jooksul hinnanguliselt selle missiooni puhul ja kas on olemas mingit poliitilist survet ja veelgi enam ma pean oluliseks, et kindlasti seda ei kerkiks mingitel muudel välistel asjaoludel edasi ka mingis muus kontekstis. Ega küsimus on selles, et rahvastikuprotsessid ja kui me räägime Eesti rahva kahanemisest, see dünaamika on paraku jätkunud kiirenevas tempos. Kui me vaatame ka viimase aasta numbreid sajandi väiksemast sündivusest. Ja ma tulen selle juurde tagasi, et see on põhimõtteline küsimus, mille jaoks sellist sihtasutust vaja oli minu vaates, et meil oleks üks raskuspunkt, üks mõttekeskus, mis toetab just nimelt sellest Eesti rahvusriigi kestmise vaatest lähtuvalt uuringuid ja teavitustööd, mis on seotud siis nii rände kui sündimuse valdkonnaga. Ja küsida seda, et kas on olemas institutsioone, kelle missioon on tegelikult, kui siin oli osundus, et kas on konkureerivad institutsioonid, kes sellega tegelevad, siis tuleb ausalt tunnistada, et ei, niisugust konkurentsi Eestis tegelikult sellel ei ole. Et see, kas sellele on vajadust sellise institutsiooni jaoks või oli, kui me küsime niimoodi tagasivaates, ma arvan, et see ongi sisulise valiku koht. Mina olen jätkuvalt veendunud, et loomulikult ma näeksin hea meelega, et neid institutsioone, kes seda oma missiooniks seaksid, oleks rohkem Eesti Vabariigis oma muude põhikirjaliste ülesannete või missiooni realiseerimisel, aga et praeguses olukorras on loomulikult
ma olen esimene inimene, kellel on tegelikult Eestis, kellel on kahju sellest poleemikast, mis on tekkinud selle uuringu ümber, mis on tegelikult lahvandunud. Et selles kontekstis on loomulikult vajalik selgus, vajalik on korrektsus, aga kui me vaatame asja perspektiivis, siis minu ühemõtteline seisukoht on, et sellist vaatenurka, sellist institutsiooni Eesti Vabariigis on vaja. Need protsessid, mida me ühiskonnas, meil peab olema õigus olla teadlik, teavitatud, mis toimub ja ka teada ja hinnata, mida me teeme, milliste hinnangute alusel. Et ei oleks nii, et riik langetab perepoliitilisi valikuid ilma igasuguse analüüsita. Praegu analüüsi defitsiit on tegelikult kindlasti tõsine probleem. Et siin kõlas ka viide, et nõukogu liikmed on mingit raha saanud, eks ole, et ma arvan, et millele oli eitav vastus, ma arvan, et kõigi nende väidete või süüdistustega on oluline, et need oleks inimestel õigus ja võimalus tegelikult need ka ümber lükata. Et ma kindlasti ei toeta niisugust käsitlust, kus me esitame õhust võetud süüdistusi. Aga küsimus, kas ei tegeleta piisavalt? Vastus on jah. Kas tegelikult on olemas lünk Eesti Vabariigis nende ülesannete täitmisel, et meie nii poliitika, ütleme lünk, mis vajas täitmist, küsimus on, et mis on see praktika, kuidas seda on sisustatud. Aga jah, minu veendumus on ühemõtteliselt jah. Kui me asetame selle 1 miljon, siis tegelikult praegu sellesse perspektiivi, kui me arutasime seda mõtet tegelikult, et see algatus luua, et Eesti Vabariik kulutas jooksvalt Eesti Vabariik 100 tähistamisele 60 miljonit eurot. See oli jooksev, väga helged, väga ilusad ülesanded, üritused, millele ei ole midagi ette heita. Ja nüüd on küsimus selles sihtkapitalis, mille ülesanne on vaatlus ja analüüs ja teavitus selle kohta, kuidas rahvas kestma jääb pikemas vaates. Et meil on tegelikult nende uuringute järgi, mis on välja tulnud rahvastiku uuringute järgi, eestlasi, me võime rääkida erinevatest stsenaariumidest, aga suures plaanis 700 pluss, see on 2100 aastaks. Et selles loogikas see 1 miljon eurot ei tundu väike ja mul on väga kahju, kui kõlas juba osundus sellele, et see tegevuse nii-öelda, ma ei taha jälle sulle sõnu suhu panna, eks ole, et kuidas et loodetavasti, et lõpeb ära tegevus sõnda. Et ei, ma ei arva, et see on mõistlik või see on vastutustundlik pikemas vaates.